Tere! Tšau! Tühistatakse. Mina! Appi. Aga mul on sõnavabadus. Viita. Daamid ja härrad, teie ees on Märt Kuik ja Andreas Jääger ja see on siin Täiesti putsis vana nagu. Viita. Sa räägid liiga palju. Meil on nagu, me räägime poliitikast ja me räägime huudest, meil on nagu see. Ladies and gentlemen, here are Mart Koik ja Andres Jääger. Läksin venelaseks poole pealt üle lihtsalt, jumala pohhui. Et здесь мы делаем võhkurid. Ja nii on. Märt ütles tere. Atlitsna. Ja ma lähen bulletitesse, kui Märdil ole mingisugust kõva mingit pauku panna alguses. Andrease bulletid. Ja eelmisel teisipäeval üksteise järel lõhkasid meediamajad uudispommi, ilma milleta me ilmselgelt edasi elada ei oleks saanud. Nimelt poseeris Jan Uuspõllu kunagine silmarõõm reklaamfotol palli ülakehaga. Kroonikas kirjutas lausa, et Brigitta Anton üllatas teisipäeval oma jälgijaid, kui postitas Instagrami väljakutsuva reklaamfoto, kus poseerib palli ülakehaga. Fotol on tal jalas vaid teksad ja kontsakingad. Keda selline pilt veel tänapäeval üllatab, ei ole võhkarite toimetuselt teada. Mis on teada, on see, et pilt on tõesti ilus ja uudisväärtus on maksimumis. Samal seksitäis päeval Brit Earnraini nimelise ajakirjaniku poolt ilmus artikkel, mille üheks peategelaseks on kurk ja teiseks peategelaseks kurgus mölla peenis. Artikli pealkiri kõrini oraalseksiga kaasnevast neelurefleksist. Lihtne ja kiire lahendus, mis aitab hetkega. Brit küsibki kohe alguses, et kas sa tead seda hetke, kui olustik on väga intiimne, oled oma tegevusega ametis ja siis äkitselt tekib tunne, et nüüd on kõik, su piir on käes ja on üsna võimalik, et sa hakkadki oksele. Ära muretse, sa pole selle tundega üksi. Oraalseksiga kaasnev okserefleks on tuttav paljudele naistele, aga õnneks on selle leevendamiseks mitu moodust. Brit Earnrain jagab Huffington Postis jagatud lihtsat, tasuta ja üsna riskita viisi, nagu ta kirjutab, mis aitab okserefleksi vähendada ja oma tegevust rahus jätkata. Vastus on akupressuri punktid. Edasi läheb jutt, aga täiesti rappa, sest Brit on otsustanud reklaamida meetodit ja seda täie pasaga. Nimelt väidab ta, et kehal on lõputu hulk tundlikke punkte, mis on üksteisega seotud. Tõestab ju seda nõelravigi, kus peenikesed nõelad asetatakse täiusliku täpsusega just õigetesse punktidesse, et vaevuste vastu abi leida. Asi on lihtsamast lihtsam. Nimelt tuleb pöidla ja nimetissõrme vahelisele nahale survet avaldada ja okserefleks, mida tekitab jäigastunud fallus kurgus, väheneb või lausa kaob. Võiks küsida, kuidas, ja vastus on usklikel loogiline, see punkt on seotud maomeridiaaniga, mis kulgeb maost ja tõuseb mööda kurku. Sellele punktile surve avaldamine tasakaalustab meridiaani ja võib aidata okserefleksi leevendada. Artikkel jätkub veel pikalt terve hunniku meetoditega ja meie kõigi närvide säästmiseks võhkarite toimetus sellisele kamarajorale rohkem tähelepanu ei pööra. Tähendab. Mis mulle tohutult meeldib kogu selle loo juures on nagu just nimelt see, et see hakkab nagu sellises punktis pihta, mõtled nagu mis asi, nagu miks see siin on ja siis sellest minnakse sellise huunduse peale, et nagu kui sul tuleb okserefleks, kui sa võtad kodus suhu, nõelravi, what the fuck, täiesti perses kui õige. Akupressuri punktid. Ma ei saa öelda akupressuri punktid, see kõlab nii halvasti pressuri. Akupressuri punktid. Akupressur. Eelviimases bulletis puudutame Maag Meelis Tomsoni laupäeval ilmunud postitust Marimeel nimelises kanalis, kus seisis. Täna homme Meelis Kuressaare Pidula kandis ja esokott kaasas, kellel vaja selgust enda elus või kodupuhastust või lihtsalt seda teadmisi, mida Meelis tema majas tunnetab, siis hea võimalus külla kutsuda. Kirjutanud lihtsalt, et meil on nüüd puhastusteenused pakkuja, aga ei, vaja mingit eso sitta juurde lisada. Kurb. Ja et tere, et Meelis on täna Haapsalus, et mopp on kaasas ja kellel vaja kodupuhastust, siis andke teada. Jep. Ja viimases bulletis räägime eelmisel neljapäeval Eestit vapustanud uudisega Ott Leplandi kohta, kuna viraalseks läks klipp, kus Ott Lepland käitub rooside sõjas, nagu oleks narkolaksu all. Või videot näinud inimesed nõustuvad, et laul ja liigutused ja näoilmed saates olid ebatavalised.
Võhkarite toimetus paluks täpset nimekirja tavalistest näomiimika komponentidest ja saata see koos muude mõtetega võhkarid@gmail.com emailile, õ on 6. Aga tagasi Oti juurde. Suur Ott ise oma liigutustes midagi kummalist ei näe. Ott Teplandi käitumisest inspireeritud šokikoonik Daniel Weinbergs kasutas aga situatsiooni ära, et Reetsis teha motivatsioonipostitust, kirjutades sinna inspireeriva teksti. Usu endasse, nagu Ott Tepland usub, et keegi ei saa aru, kui kookis ta on. Kui kõrvale jätta rünnak Leplandi pihta, siis kõlama jääb sõnade paar usu endasse. Ja selle taga seisab ka Võhkarite toimetus. Aitäh teile! Kõva, Andrese bulletid tasemel nagu alati. Kusjuures paljud inimesed ei tea seda, aga mina ei kuulu Võhkarite toimetus alles. Ma ei tea, kellest see toimetus koosneb ja mulle ka ei öelda. Võhkarite toimetus on samasugune asi nagu salajane, kuidas, kui me need aastavõhad ära anname, salajane siis salajased hääletajad, salajane see, et jah. Või nagu see murelik lugeja ja kõik need laitamasse kuradi kohta. Nii, aga läheme kiirelt edasi. Juhtus selline asi, et me tegime vahepeal Patreoni küsitluse, sellepärast, et kuna Chris Kerner oma ühes livestreamis ütles, et tema võib meiega, ta ütles küll Discordis, ma ei tea, ühesõnaga vaatame, kuidas selle asjaga läheb, et mis ja kuidas, aga kuna ta ütles, et ta on nõus meiega nagu rääkima, küll aga ta ütles üks ühele, nii et ma ei tea, kas see tähendab seda, et siis ta on nõus rääkima ühe inimesega korraga või mitte, ma ei tea. Aga me lasime meie patroonidel valida, et kas me räägime, et kas me peaks tegema koos mingisuguse saate või midagi. Ja 344 inimest otsustasid 84%-liselt, et me võiks seda teha. Nii et see on üks asi, mille me siis võtame kergelt nagu plaani, leiame selle aja ja siis ma ei tea, mida selleks siis, kuidas seda nimetada, olgu see debatt või mis iganes asi see ei ole, et mõtleme, kuidas me selle ellu viime. Ja ma arvan, et see on ainuõige otsus, sellepärast, et kui ma vaatasin siis nagu Chris Kerneri striimi, 100%-na oli ta seal, siis ma nägin seda, et me tõepoolest siin niimoodi, meie räägime siin oma juttu ja tema räägib oma juttu, et me ei leia kuidagi seda ühtset nagu mõistmist ja ma ei ütlegi, et me peame mõistma teineteise nagu arusaamasid või nagu neid, selles nagu mõistma, aga me lihtsalt nagu räägime nagu mööda teineteisest ja seal oli üks situatsioon, et kus tegelikult pandi ikkagi meie suhu pandi nagu sõnad, mida me selles mõttes ei ole öelnud ja see ei olnud nagu mõttena, vaid see oli nagu kogu liberaalse mingisuguse kuidas see oli, et mingisugune ilma piirideta riigid ja ma nägin seda seal TikTokis oli et countries with no borders või nagu see ja siis ma olin täiesti, ma panin last magama, see oli minu jaoks väga naljakas, sellepärast, et see ei ole minu nägemus, see ei ole Andrese nägemus, millest me räägime, aga okei. Ja teine viraalne klipp oli see, kus Chris Kerner väga emotsionaalselt väljendas ennast ja rääkis sellest, kuidas on maaelu on perse keeratud, kuidas maal ei saa elada ja rääkis nagu hästi palju. Läks meediasse ka, eks? Jah, ja rääkis hästi palju neid asju, millega ma olen nõus. Ja selles mul oligi nagu hästi kahju, et see kõlas täpselt nagu nii, nagu meie oleksime selle poolt olnud või nagu meie, mina tundsin seda jälle, see on jälle see hetk, et võib-olla Chris nägi seda teistmoodi, et ma nagu seisan nagu samade põhimõtete ja väärtuste eest selles situatsioonis, kus Chris ja ma olen nagu väga paljude asjadega temaga nõus, aga mulle ei meeldi, kui mind võetakse lihtsalt kui mingisugust liberaalset mingit isikut, et kuskil on mingisugused nii-öelda liberaalsed väärtused ja siis see nagu pannakse nagu minule külge, et ma ei... Et tehakse õlgemehike, selles mõttes, see ei meeldi sulle. Et see on nagu see, mida ma tegelikult tahaksingi isiklikult väga ka Chrisiga rääkida, et kas ma eeldan, et see ikkagi toimub selles mõttes nagu tsiviliseeritult on, aga kui ka ei toimuks tsiviliseeritult, siis oleks jumal äge see, et me nagu päriselt saamegi öelda teisele näkku, mitte niimoodi, et ei nagu päriselt, et mitte niimoodi, et ühed
on kurjad ja tõstavad häält on ju oma saates ja teine on siis kuri ja tõstab häält oma saates, et aga siis me saaksime seda teha nagu tegelikult ka päriselt, et ma arvan, et sellel on väärtust, et jah, Kris, kui sa kuuled, siis me võtame sinuga ühendust. Ma arvan, et see on vajalik tegelikult. Jah, aga mida Kris ei mäleta on see, et ta andis tegelikult Andresele kunagi mobiilinumbri, aga see ei tööta enam. Jaa, ma ei tea, Kris, kas sa mäletad, aasta oli kuskil 2018, Lõunaka Koobis ma nägin sind ja siis, kuna ma ikkagi juba siis tollel ajal ikkagi jälgisin su tegemisi ja siis ma lähenesin sulle viisakalt, ütlesin, et tervist, mina on Andres Jääger, ma teen podcast Erilase pesa ja ma tahaksin sind saatesse kutsuda. Kris ütles, et jaa, olen nõus ja andis oma telefoninumbri. Ja siis ma mäletan, et ma vist äkki saatsin talle sõnumi, sest ta ei olnud tollel hetkel selline, et ma helistan kohe inimesele. Ja siis ta vist ei vastanud sellele, siis ma jätsingi seal sinna paika ja siis ma nagu pühapäeval ehk siis eile minu äärmisjärgi, siis ma proovisin helistada sellele numbrile, aga jah, see telefoninumber, ma ei tea, ütles, et kas ei ole olemas või mida iganes, et kas on nagu vahepeal vahetanud numbrit või siis andis vale numbri, et nagu it's all fine, aga nüüd me oleme sellises kohas, kus me oleme nagu just mõtlesin seda sama, ta tegi lihtsalt seda, mida naised teevad. Okei, see on mingi veider kilakas meeles. Ja, aga vaata, nüüd me olemegi sellisel levelil, kus me tegelikult ei ole enam niimoodi, et on suur Isto% ja väike Andres Jääger küsimus Isto käest, kas tuleksid saatesse, vaid me oleme ikkagi mõlemad väga tuntud sisuloojad. Big content creators. Big content creators. Aga nii on. Aga kui me juba tegelikult Patreonist rääkisime, siis me tegelikult veame nüüd Patreoni tagasi siia kõigile nähtavaks, aga mitte nii, et me teeme selle eelmise saate avalikuks. Ei. Kuskilt on vaja süüa ka teenida. Söögi jaoks raha tähendab. Aga me rääkisime siis Pealtnägijast viimases Patreonis. Ja täpsemalt siis 4. märtsi Pealtnägijas hulk noori teatritegelasi süüdistavad 2 muusikali lavastajat Kaarel Orumägi ja Mark Ojat seksuaalses ahistamises. Kuigi kriitikute hinnangul on tegu lubamatu ja ebaeetilise käitumismustriga, siis politsei menetlust ei ole alustanud. Pealtnägija rääkis kõigi osapooltega ja järeldas, et isegi kui üksikuid juhtumeid saab ära selgitada ja asi pole tingimata kuritegelik, joonistub kokku sirgelt probleemne muster. Hakkisime Märdiga kogu selle teema võhkarid patroonhääling 121 ehk siis Lottemaa Pordumaja saates läbi ja mina kutsusin kannatajaid kirjutama veel enda kogemusi nende 2 mehe kohta. Kirjutage meile. Me räägime ka teistele, kui te nagu saate kirjutada. Siis tuli samas saates rääkisime ka, aga lihtsalt siia ka info, et siis mõlemad mehed on olnud seotud ka Tartu Tammelinnas tegutseva laulupesa laulustuudioga. Tänasest ei tööta laulustuudios enam kumbki noor mees, ei siis Orumägi ega Oja. Kui Oja lahkus stuudiost omal algatusel, nii saate kui ka tervisemurede tõttu juba eelmiselt kuulis Orumäega, peatas laulupesa esialgse töösuhte päev enne saadet, enne Pealtnägijat, reedel otsustas laulupesa temaga koostöös otuks lõpetada. Nii et laulupesast on ka mehed siis praegu läinud. Aga liigume selle Tühistatud. Tühistatud. Ja. Aga liigume selle teemaga edasi. Ma lihtsalt igaks juks mainin seda, et kõikide kirjade puhul on meil teada isik, kes kirja saatis. Võhkarite toimetus, kuulub ka Märt selles situatsioonis, otsustas siiski nende nimesid siin saates mitte avaldada, et ütleme nii, et me tahaksime kaitsta enda allikaid isiklike rünnakute eest. Erinevaid kogemuslugusid tuli 9 või 10 ja siin siis puudutame suuremal või vähemal määral 7 kirja / kogemust. Ja nende kirjadega on see asi ka, et me hakkame neid ette lugema ja siin ma ei oska mitte midagi muud öelda, kui et trigger warning. Et siin on ikka räiget asja ka. Päris räiget. Just. Et siis kirjad siis võhkarid patroonhääling 121 Lottemaa Pordumaja saatele. Nii et Märt alustab siis Kati Lii kirjaga ja ütlen kõigile, nimed on muudetud. Ja kes tunneb, et ta tahab kogu selle õuduse kõrvale teha mingisugust natukene nagu mujale mõtlemist, siis üritage paika panna, mis muster see on, mis nimed need on, mis Võhkarite toimetus on valinud. Jah, kirjutage kõik nimed üles, mis siin on. Aga Katili kirjutab,
Olles üks nendest, kes teema Pealtnägija toimetuseni tõi, pärast saadet on läinud korralik kemplemine erinevate leeride vahel lahti ja Kaarel on lubanud kõiki mainekahju vist eest kohtusse anda. Mis on talle teadmata, et eetrisse jõudis vaid jäämäe tipplugusid inimestelt, kes olid valmis neid jagama. Reaalsuses on nii toimetuse kui ka politseiga rääkinud inimesi palju-palju rohkem, aga seda tõenäoliselt Kaarel ei adu. Ropp, et inimene võib teha ilma tagajärgedeta, aga sellest rääkimine on maine kahjustamine. Eks see näitab väga hästi, milline inimene ta on. Lisaks ütles Kaarel telefonikõnes, et noor sai muusikaliteatrist lahkuda, kui soovis. Jättes välja, et Türi on logistiline õudusunenägu. Siis pole üksik juhtum, et kui keegi soovis trupist etenduse välisel perioodil lahkuda, siis sai sõimu osaliseks ja ta ei saa elus enam ühtegi ägedat projekti. Ja see on ainus eneseteostamise võimalus ja peale selle on ta üleüldse täiesti mõttetu inimene. Ma tahtsin öelda selle kohta, et see projektide koha pealt sähvardamine, et meil on ka kirjavahetusi, kus on nagu see on ka süstemaatiline, et kui sa midagi ei tee, siis sa enam ei saa. Ja minu arust kogu see case näitab ära, ma ei mäleta, kas ma Patreonis seda ütlesin, aga ma olen nagu mõelnud selle peale, kogu see case näitab ära selle, kui ohtlik on, kui noor inimene saab kõrge positsiooni hästi varakult. Ja ma eeldan, et see ei ole nagu kõikide noorte puhul, kõik ei ole nagu sellised süstemaatilised ahistajad, eks ole, aga mõne puhul see võib ikka väga rets olla. Jaa, et jah, mõnele inimesele ei sobi võim lihtsalt. Kui igasuguste haigete mängudega kaasa ei läinud, olid outsider. Probleemi tõstatades naerdes üle ja said ähvardusi, et ei tohi rääkida. Inimestel on siiani trauma. Tagant järgi saadki aru, et see muusikaliteater oligi üks paras kalt. Muideks, Lottemaa sõnavõtus olid Sander ja Mark intiimsuhtes. See on vale. Kas nad ei karda, et üks hetk Sander hakkab neid hagema enda kohta valetamise eest? Õudne koht. Väärib igat pidi seda tagasisidet, mis ta praegu saab, sest halloo. Jah, ma ka siin patroonhällingus ütlesin seda, et mida tegelikult siin ka Katili kirjutas, et kõige nagu lollakam ja rõvedam ja vastikum asi ongi kogu selle asja juures see, et ühest küljest nagu avalikkusele öelda, et aga neil oli kõigil võimalusi ära minna, et kui mingi asi on jama, sul ei istu lihtsalt minema, kuigi samal ajal taustal oli kogu aeg väga selgelt, et don't you fucking dare leave. Ja kui sa vastu hakkad, siis sa ei saa rolle ja kogu see manipulatsioon on täiesti kohutav saast lihtsalt. Nii on. Nii, järgmine kiri, Agnesa poolt kirjutatud siis. Ma alustasin Kaari Sillamaa muusikaliteatris, kui ma olin 12. Alustasin lasteteatris, kus ei olnud mul ei Kaarel Orumäe ega ka Mark Ojaga kokkupuuteid. Kokkupuude tuli, kui liikusin noorteteatrisse. Ja olin siis 14. Korduvalt kutsus mind Mark välja ja ütles, et saame väljaspool teatrit kokku ja ma lihtsalt seda ei soovinud, kuna see tundus veider, kuna juba siis oli ta minust kordades vanem. Aasta hiljem hakkas lavastama ka Kaarel noorteteatris, kus ma olin. Ja ma käisin ka tema juures hääleseades, kus mõne teise õpilasega läks pikemalt ja uks oli alatasa lukus. Tihti kirjutas ta tunnike enne, et jätame ära või tule hiljem ning muide tema kontoris oli ka 2 suurt diivanit. Maksmine talle käis sulas, seega see võimalus tundide eest maksta seksi eest võib olla võimalik, mis oli näha ka Pealtnägijas. Ja Pealtnägijas oli nagu viide sellele, et oli nagu, et sa saad nagu maksta tundide eest nagu seksiga. Et iseenesest, et siin on see, et siin nagu, mina isiklikult tunnen, et see on väga tugev spekulatsioon, on ju, aga siis on nii. Suvel, kui ma 16 sain, sain ma Eesti noorte muusikaliteatrisse sisse, kus siis Kaarel ja Mark olid juhid. Seal hulgas oli veel palju päid, kes kõike pealt nägid ja nende lollustega tegelikult ka kaasa läksid. Kõik magasid segatubades. Ei olnud mingit eraldatust, ainult et varem magama minejad ja need, kes pidutseda tahtsid. Mina olin alati allkorrusel, kus olid need, kes magasid. Ega need peod polnud midagi tavalist.
Ikka pandi uued kas poolenisti strippama või jooma, suitsetama. Aga jah, kõik ju tegid kaasa, sest kui sa ei teinud, siis järgmine päev sind kas saadeti ära või pandi taha ritte tantsima. Iga kord, kui sa kaasa ei läinud, siis sa said kuidagi nii selle tagasi, et laval oli sinu aeg lühem. Minu õuduslugu hakkas pärast, kui suvemuusikal oli tehtud ja oli hingedepäeva kontsert meil Türil. Algselt ei plaaninud ma ööseks sinna jääda, aga kuna keegi ütles veel, et läheb esimese rongiga, mõtlesin, et aga miks mitte siis ööseks jääda, kõik ju jäävad. Sain ühelt sellel hetkel ka juhtkonna poolt olevalt meessoost isikult tema madratsi. Tema madratsil koha, ütlesin, et soovin vaid pisut magada ja kuna tema pani pidu edasi, siis lubas ta mul seal nii kaua olla. Öösel, kui siis tema ka magama tuli, ei äratanud ta mind ülesse, vaid läbi une, vägistas ta mind nii, et kui ma ärkasin, oli kõik juba liiga kaugel ja inimesed ümber veel magasid ka. Ma olin 16, tema 27. Ma polnud joonud, aga karjuda ma ka ei julgenud, kuna siis on ka putt kõigel, kuna tema on ka üks juhtkonnast. Mul ei ole sõnu lihtsalt, see on nii robustne. See on nii ränk. See on nagu, see ongi vägistamiskeis praegu. Et nagu seda me ei oodanud. Selles mõttes, et ütleme, et kordan veel, see ei ole praegu Kaarel ega Mark, kes vägistas. Yeah. See oli 3. inimene. Tulin sealt ära ja mõtlesin, et ma ei räägi kellelegi, kuni ühe ringreisil koos Kaari Sillamaa teatriga tegi Mark Oja selle üle nalja, et ma kuulsin jutte, et sina oled ulakas neiu. Siis otsustasin ma rääkida ja tulid kohale ka Kaarel kui ka trupijuht Janet ja sai kõik räägitud. Siis ütles Kaarel, et teab teda. Juba nii ammu, siis seda vägistajat. Kes muide siin on kirjas ka, on praegusel hetkel, see, kes teda siis vägistas, on praegusel hetkel väga tuntud kitarrist. Et ta ei teeks mitte midagi halba ja pole politseisse vaja minna. Ma siis mõtlesin ka, et äkki ma tõesti ajan asja liiga suureks, kuid siis rääkisin koolis oma klassiõega, kes oli 14-aastaselt ka muusikaliteatris ja see sama tüüp oli ka teda ahistanud. Vähemalt oli see tüdruk ise eemale ajanud, aga ega pärast seda teda sinna enam tagasi võetud ka. Mõelge nüüd selle peale, kui ta on 14-aastaselt ja ta lükkab nagu ühe tüübi ära, et don't come ja siis talle öeldakse, et don't come back. Jesus. Siis otsustasin politseisse minna ja rääkisin kõik ära. Ja see oli õudus, mis siis tuli. Esiteks seda elada läbi nii mitu korda, kus politsei ja arstid haiglas küsivad sult detailideni, mis juhtus, kuidas juhtus. Jah, ma saan aru sellest, et on vaja detaile, aga ma olen 16, mul on trauma ja keegi ei sümpatiseerinud, vaid väga rangelt räägiti. Ja siis hakkasid pihta, tulid kõned ja korduvalt minu emale Kaarlilt ja teiselt mehelt, et miks me politseisse läksime ja mis mõttes ja tuli ka ähvarduskirju. Vot, ma saatsin sellele inimesele, see kiri läheb edasi, aga see vägistamise loo kohta ma küsin, et mis siis sai sellest ja ta ütles, et tegelikult midagi ei saanud, kuna kokkuvõttes tuli välja, et jäi lihtsalt sinna, sest oli sõna vastu. Nii et 27-16 sõna vastu ja vägistamist ei olnud. Nagu, või vähemalt ei suutud ära tõendada. Putsis, väga võtsis. Mu ema oli korduvalt öelnud ka, et ma ei taha nendega rääkida. See terror kestis, kuni ma otsustasin, et ma tulen Kaari Sillamaa teatrist, kui ka muusikaliteatrisse ei lähe enam mitte, et oleks saanud isegi ka minna, kuna see oli loomulikult ähvardus osa, et teatrisse tagasi enam ei tule. Lotemaal käisin ma täiesti hiljem, kui klassikaaslastega koos läksime sinna, seal ei olnud ei Marki ega Kaarlit. Aga see probleem, mis seal on, ei ole ainult nemad. Minu klassiõde käperdati juba läbi une seal ja selle peale ei tehtud midagi, kuna poissnäitlejaid on nii väga vaja, et öeldi, kas mine ära või lepi sellega. Käin ühe mõtte siia vahele. Peale siis seda Patreoni osa ma uurisin ühelt LGBT kogukonda kuuluvalt inimeselt, et kas noored poisid on nagu rohkem ohus.
kui nad siis sellises kohas on. Et kas nad on nagu siis predaatoritele nagu rohkem, kuidas sa öelda, no ongi, et neid tahetakse rohkem ja ta ei kinnitanud seda täpselt, aga nagu ma aru saan siiski, siis nagu homoseksuaalseid noormehi on nagu ikkagi on nagu väga väikene hulk ja neil on suurem võimalus tõesti ahistamise ohvriks saada. See info oli mulle tegelikult üllatav, kuna ma ei olnud kordagi mõelnud selle peale lihtsalt, sest ma ei mõtle tavalisel hetkel selle peale. Vot. Okei, mine ära või leppi sellega. Lisaks on seal iga õhtu selline joomine, laaberdamine, et järgmine päev kõik need noored näitlejad on kas purjus või pohmellis nende laste ees näitlemas. Ma selle koha pealt ma ütlen, et siin hiljem tuleb üks kiri, kus käib nagu natukene vastu sellele, et tegelikult, et see on ikkagi nagu iga päev ei käi joomine, aga see on selle inimese nägemus, selle inimese kiri. See teemapark ei tohiks juba ammu lahti olla. See, et Mark Ojal lasti seal nii kaua ikka edasi olla pärast igasuguseid süüdistusi on nii õudne, aga ma imesta, kuna neid asju juhtub seal nii palju. Ma väga loodan, et see kõik aitab ja annab veidikenegi seda tagamaad, mis see kõik on endast kujutanud. See on olnud täielik terror, et kui oled lapsena teatris, kus on kõik su sõbrad ja kui sa ei tee lollusi, mis su lavastaja ütleb, siis sa häid rolle ikka ei saa. See on noorte ärakasutamine. Nende laused, et aga nad ju ei öelnud siis midagi ja nüüd tulevad, on nii jama, kuna kui ma olen 16-aastane noor ja sa oled juba 24-aastane täiskasvanu, siis võiks ju olla vähemalt täiskasvanul ajusid, et ma ei kasuta selle noore olematut mõistust ära. Mark loeb laste multikatele hääli peale, Kaarel on Eesti laulul tagalaulja ja näitleja siiani. Need inimesed ei tohiks teha sellist tööd, kus nad üldse inimestega kokku puutuvad, sest see ei ole ainult ju noored, keda saab ära kasutada. Nende nimed tuleb panna välja. Kui on ükskõik, mis küsimusi vabalt jagan, see on mulle väga tähtis teema ja see kõik tuleb välja rääkida. Ma igaks juks jälle ütlen seda, et seda inimest vägistati. Ja Kaarel ja ülejäänud inimesed ei suhtunud sellesse tõsiselt, et ma usun, et selle kirja toon on, ma eeldan, et siis kõige tumedam nendest. Et ma nagu mõistan seda ärritust. Jah, ja selles mõttes iseloomustab kogu seda olukorda ka nagu ikkagi nagu väga hästi või nagu seda, ikka see sama, et ei, mis asja, kõik sellised stampasjad, et mis selle vägistaja kohta, et ei, ta on hea inimene, ta ei teeks sellist asja. Aitäh. Ja siis tükk aega hiljem tuleb keegi ja ütleb, et kuule, ma kuulsin, sa oled ulakas neiu. What the fuck? Et see on, ja seda ütles ju siis Mark. Mis tähendab seda, et siis kulissi taga räägitakse ikkagi, teab, mis ma tegin või? Et see on siuke, loomulikult siin on nagu see variant ka, et inimene arvab, et ta ei, või kuidas ma saan seda öelda niimoodi, et inimene ise, see vägistaja, ei tunne, et see oli vägistamine. Ja sest vaikimine tähendab nõusolekut, vaata. Jah, vaata, osadel inimestel on, see on see, osad vaata beebina maha kukkunud ja siis võib-olla on niisugune idee neil pähe tulnud, eks. Et võib-olla see on kuidagi nagu selle pealt ka, et siis rääkis, tead, et see, ma ei tea, andis kätte ja mida iganes, aga kuigi samal ajal oli 16-aastane oli konkreetselt tardunud madratsile, ei julgenud mitte midagi teha. Et see on tegelikult see on täiesti räige nagu. See on jah, kõige retsimnest kirjadest, aga irooniline kogu selle asja ongi see, et Margi lollakas remark oli see, mis pani tegelikult selle rattad veerema. Ränk. Aga võtame järgmise kirja. Mona kirjutab, et hei, 2020. aasta Türi muusikalilaagris täpselt nii nende kohta öeldi, kuigi tagantjärgi peategelased mõistavad hukka, sest tegemist oli ikkagi harrastusteatriga. Otsustas Kaarel trupiga teha ühte toredat mängu enesearendamiseks. See tähendas, et noored pandi ühte klaassaali kokku, koguti kokku nende telefonid ning hoiti neid seal kuni viimne, kui üks oli mängu läbi teinud.
Kaarel eksponeeris seda kui väljakutset, mida tema teatristuudios varasemalt ka ise mänginud on, et enda emotsioone sügavamalt tunda saada ja pidi väga arendav olema. Mäng oli selline, et istud klaassaalis teadmatuses ilma telefonita, kuni sind kutsutakse. Käib läbi 2 toa, järjekorda täpselt ei oska öelda. Üks tuba oli sinine, kus oli üks lugupeetud trupiliige, kes sind siis kiitis, rääkis headest ja positiivsetest asjadest ja mälestustest. Teine tuba oli punane, kus oli Kaarel, kes keskendus siis kõigele negatiivsele, sõimas, vajutas valusatele punktidele, manipuleeris. Viimase sammuna viidi sind lavale, kus ootas sind Muumia, kelleks oli riietatud üks samuti lugupeetud teatriisik. Muumia pidi siis olema neutraalne, kellele sa saad kõik ära rääkida, mis mõttes ja hingele tekkis. Mis aga paljudele häirima jäi, oli see, et kardinate taga oli kuulda tiimis olnud liikmete liikumist. Ehk see ei olnud nii anonüümne, kui loodeti ja lubati. Mida me oma sõpradega nägime, oli see, kuidas inimesed nuttes välja tulid. Lisaks kirjutati juhtkonna chatti ala selliseid lauseid. Osa missugused asju osad inimesed räägivad, poleks uskunudki, et tal võiks selline asi hingel olla. Ehk lubatud anonüümsus jõudis valitud inimeste kõrvadesse ja millegipärast tundus, et enesearengu mänguna reklaamitud oli lihtsalt personaalsete detailide kogumiseks. See on siis peaaegu täpselt samasugune asi, nagu scientoloogia teeb. Nad teevad sükust asja nagu vist audiitorid. Nad nimetavad neid ise audiitoriteks, kes otsivad nii-öelda mingeid vanu traumasid ja siis teevad auditit, aga tegelikult see on informatsiooni kogumine, et saaks pärast vajaduse blackmailida. See on nagu väga sarnane, jah. Et üldiselt ma lihtsalt, kuna ma juba pausi tegin, et siis ma räägin siia vahele nagu selle ka, et näitlejana selline enesearengu harjutus ei ole mitte kuidagi kasulik sulle, täiesti mõttetu. Et mis iganes noor kuskil, kui keegi tahab sellist mängu teha, siis massive red flag. Et see ei arenda sind mitte kuidagi inimesena, et traumade välja toomine ei tee sind paremaks näitlejaks. See võib sulle isiklikult liiga teha. Ja teine asi, ma olen nõus ka võtma sellist positsiooni, et pigem ole veits kehvem näitleja kui see, et sa endale mingid traumasid juurde teed. Et ma leian, et see näitleja karjäär ei ole väärt seda, et su hing katki on. Et see on absurdne. Ma kipun uskuma, et see mäng ei ole välja mõeldud nagu nende enda poolt, et ma olen nagu kuulnud ka lugusid, kus ka mingitel suurtel välismaapidudel on samamoodi mingi erinevad värvitoad ja seal tehakse igasuguseid asju, aga siin maske ei olnud ees päris, aga ja see ka, et siis pärast kuidas siin kirjas oli, et mis chat see oli juhtkonna chatis? Vähemalt ei olnud päris avalik. Muidu oleks päris hea olnud, et see muusikali teatri chat, see on nagu see Reinartite grupp, et kuradi vaatame, paks põrsas tooli ja too ikkagi tegi hirmsaid asju, mõtle, see oleks eriti rets enda. Ja. Et ma mõtlen sama, et see harjutus või see asi on kuskilt nagu tulnud ja ma kujutan ette, et see on kellegi see mõte, et me viime inimese emotsionaalselt hästi negatiivsesse kohta ja siis hästi positiivsesse kohta ja siis laseme tal tagasi sidestada ja siis ta suudab nagu midagi analüüsida. Aga inimese psühholoogia ei tööta niimoodi, et inimese jaoks on negatiivsed kogemused alati palju-palju tugevamad, mis tähendab seda, et kui tal on kõigepealt see positiivne ja siis on see negatiivne, siis see alati domineerib, vahet ei ole, kas ta on esimene või teine. Et see on absurdne ja loll, et see ei aita mitte kedagi. Muidu, kas see pandi kirja ka kõik nagu lausa kirja? Või mingi diktafon või mingi asi? Alvestati või who knows, mina ei, nagu vabalt võib olla. Sest kui on palju inimesi, siis kõik ikka ei suuda meelde jääda, aga see oleks vaja infot ikka koguda või ei? Või selles mõttes ei ole vaja, aga mulle tundub, et siin nagu nad tegid seda. Jah, et who knows. Saatest on nüüdseks juba nädal aega möödas, aga ei ole veel näinud avalikku toetust või sõnavõttu. On olnud sõnavõtte gruppides ja chatides, kus kohati tunnistatakse probleeme, kuid sellised koletised nad ikkagi pole. Ja mida me lähme omasid tümitama? Miks siin grupis pole midagi ahistamisest räägitud? Iga inimene, kes siukseid asju ütleb, võiks minu arvates sügaval perse minna nagu. Et miks ei ole räägitud? Inimestel on häbi, inimestel on valehäbid. Neid inimesi on vaimselt
põhimõtteliselt coach itud ja treenitud mitte nendest asjadest rääkima, sellepärast et see mõjutab nende karjääri. Neil on see hirm kogu aeg, sellepärast ei ole räägitud you stupid fucking asshole. Ma ei ole nagu see üldse, et keegi sellise mõtte välja käib jälle, siuke tunnetaks tellisega virutada nagu. Aga kui sa oled sekti liige ja sa käid selle mõtte välja, siis see on täiesti normaalne osa sellest, et ongi nagu sa ütlesid, kõik on juba ära, ma ei tea, pehmendatud ja oled sekti liige, siis seal taga võib-olla on see, et sa ütled seda lihtsalt sellepärast, et plusspunkte teenida. Aga miks siis sellest räägitud ei ole? Nüüd on nagu safe. Ja siis seega, et sellised koletised nad ikkagi ei ole. Ma ei tea, ma ei ole nii kindel. Kurat, vaadake ühe korra pealt tegijad, vaadake, mis nad tegid. Ja siis veel nüüd need kirjad, mis me siin loeme siin peale ka. Kurat, ma ei ole nii kindel, raisk. Ahistamistest ei räägitud konkreetselt Türil, sest esiteks see oli normaalse muusikaliteatri kultuuri osa kohati ja teiseks, kui see kedagi häiris, siis räägiti sellest omavahel, sest polnud vastutavat inimest, kellele rääkima minna, kes oleks siis Kaarlit eelkõige korrale kutsunud. Usaldusisik, trupijuht oli Kaarlile lükata tõmmata. Kaarel võis temast selja taha nii palju halba rääkida, aga ta oli ikka truu ja ometi see sama naine, kes on õppinud sotsiaalpedagoogiks ja jätkab õpinguid lastekaitse erialal, on nii vankumatult aju pestud, et heitis oma karjääri väärtused ja jäi toetama pedofiile. Vot sellepärast muusikal ja teatris ükski pretensioon kuhugi ei jõudnud, sest lastel, noortel ega täiskasvanutel polnud inimest, kellele probleemides kõneleda. See läheb nagu järjest nagu süngemaks. Jah, see näitab, et et üks asi on see, et milline on süstemaatiline käitumine, eks ole, nende endi poolt. Aga teine asi on see, et millise süsteemiga nad on ennast ümbritsenud. Et sul on see, et sul on usaldusisik, aga teda ei saa usaldada. Sest et ta on tegelikult nagu lihtsalt hammasratas nagu selles. Et see on väga, väga ränk. Aga kui sa oled sinna sattunud noorena, ma olin 14, kui ma esimest projekti kaasa tegin, ma olingi maru noor. Ja see, mis ma nägin, oligi normaalsus. Kuigi viimases projektis olin 21, siis ka see inimene ei ole küps inimene hindamaks, mis on õige ja mis on vale. Kusjuures ma ütlen siia vahele, keegi kindlasti ütleb selle peale, et 21-aastasena peaks olema nagu ikkagi peaksid aru saama. Aga tegelikult siin on hästi oluline aspekt, millest nagu kirja autor siit nagu välja ei tule praegu. On see, et kui sa oled 14-aastane ja lähed sinna ja sa pead seda normaalseks, siis kui sa oled 5 aastat selle süsteemi sees olnud, mida sa oled pidanud normaalseks, siis sa pead 21-aastaselt ka seda veel normaalseks. Okei, aga nüüd on mul kohe vastu küsimus, et aga kas me siis ikkagi saame vabandada Kaarlit ja Marki samaga, sest nagu ma aru saan, Mark on siiamaani, äkki on 26 või? Et kui need toimusid asju aastaid tagasi, eks ole, siis ta oli ka sinna 20 on ja alla on ja. Et ka tema pidas seda normaalseks. Ja Kaarli puhul samamoodi siis või? Ei no jaa, aga see ei vabanda välja neid tegutseid. Ei, see ei vabanda välja, ma lihtsalt nagu mõtlen selles situatsioonis, kui sa ütled, kui inimene läks 14 ja ta lõpetas seal 21, eks ole, et siis see tase jäi nagu mingi nurga alt samaks, sest kõik see oligi normaalsus. Aga sama nagu oligi Margi ja Kaarli puhul vist ka probleem. See, mis nad alguses tegid ja oligi nagu väikesed vanuse vahed ja seal ei olnudki nagu ei tundnudki veider, siis see nagu nende jaoks jäi normaalsemaks. Kui oli üks sama rütm on ju lihtsalt need, kes teist on confused, ütles, et nagu, et lihtsalt tüdrukud või siis nagu õpilased jäävad nooremaks. Ma saan aru, mis sa mõtled, et see oli nende jaoks normaalne, et nad nii-öelda, ma ei tea, kuidas neile endale nüüd sobib, et öeldakse, et õpilased vist ei tohi, et või neile, kuigi nad olid juhi positsioonil, eks ole, aga et nad magavad nende inimestega. Kui see oli nende jaoks normaalne, siis jah, ilmselt seal on nagu see aspekt juures, et et kui nad juba vanemad olid, et nad pidasid seda ka siis normaalseks. Et mis ei tee seda õigeks? Mis ei tee seda õige mõte, jah. Aga nagu seal on nagu see aspekt, et nagu et võib-olla see nii oligi, jah. Et sure, muidugi, nad on ju tulnud siia ja nad on ise valivad, mida nad teevad, kuigi tegelikult kogu aeg ähvardame ja manipuleerime, et selles mõttes võimalik, jah. Ma saan aru, et ükski lavastaja ei vastuta, mida näitlejad omavahel teevad, aga ma arvan, et keegi ei tohiks andeks anda, et teatri looja toob ja lubab oma trupi liikmete pidudele vägistajaid ja kaitseb neid. See on väga hea point. See on väga hea point. Kas sul on märtunud elus selliseid situatsioone, kus sa näed, et mingi inimene päriselt käitub halvasti, aga seal on see, et
kurat, aga ta on nagu hea sõber või see ja sa ei kutsu seda asja korrale oma näitleja karjääri jooksul. Meelde küll ühtegi ei tule. Sellist asja nagu ei ole, täiesti teine amploa muidugi, aga ka minul oli üks tuttav, siiamaani on tuttav ja temal oli selline komme, et ta pidudel tuli peole, jõi ennast suhteliselt juutäis ja siis läks autoga koju. Ja see oli meil mingi seltskonnaga nagu see, et korduvalt ütlesime, et kuule, et äkki sa ei tee seda. Kuule, ära sõida purjus peaga, nagu see on ohtlik, nagu mingid siuksed asjad ja võtmete äravõtmist ja mingid siukest asja, nagu see on. Aga politseid sekkumist nagu ikkagi veel ei toimunud siis? Ei, sellepärast, et me lahendasime selle süsteemi, lõpuks oligi see lihtsalt, et lihtsalt võtmed peideti ära ja siis ta ei sõitnud autoga. Aga kui sa kainelt rääkisid temaga, või sina olidki kaine, kui sa temaga rääkisid, kui ta oli kaine, mis ta siis sellest nagu arvas? Temaga kainest peast räägiti, siis ta oli, muidugi, ja ta oli nagu täiesti see, täiesti lubamatu siukest asja ei tohi teha, et see jama ja. Pigem oli nii, jah. Mõtlen nagu, proovin nagu panna ennast nagu sellesse situatsiooni praegu, et väga lähedane inimene, koos teeme siis nagu oleme seal juhtkonnas nii-öelda, ja teeb mingisuguse väga hirmsa asja, ongi vägistamine. Vägistatud inimene tuleb, ütleb, et mind vägistati, aga minu sõber ütleb, et tegelikult ei vägistanud, sellepärast ma läksin sinna, ma ei tea, musitasime järgmine hetk, me seksisime, et see on nagu fucked up situatsioon, et praegu kõrvaltvaatana on võib-olla isegi nagu lihtne nagu olla ohvri poolt, aga see sama situatsioon, nagu ma ei kujuta ette. Sa mõtled nagu inimlikust perspektiivist? Ma mõtlen puhtalt inimlikust, ma räägin jälle, ma ei kaitse, ma üritan mõelda kogu aeg seda nagu, et miks Kaarel näiteks nii tegi? Miks ta nagu uskus oma sõpra ja ütles, et ta kindlasti ei teeks nii. Kas tal oli päriselt pohhu või ta päriselt uskus seda või ta nagu tundis ikkagi südames, et okei, suure tõenäosusega siis seda inimest vägistati, aga kurat, see tüüp on tegelikult normaalne tüüp, et suva, üks vägistamine siia-sinna. Mis seal peas toimus? Mis need motivatsioonid on, et öelda nii, nagu ta ütles ja kõik see on põnev, tahaks seda akent küll, kus siis see vaadata ja teada saada ka, jah. Ja siis see lause, ma saan aru, et ükski lavastaja vastuta, mis näitlejad omavahel teevad. See on natukene niisugune kaheotsaga asi, et lavastaja vastutab seda, mis ülesanded ta näitlejatel annab. Selles mõttes, et tal nagu see vastutus on. Kui näitlejad omavahel midagi kuskil teevad, siis jah, lavastaja ei vastuta sellest absoluutselt, jah. Et kui kaks näitlejad otsustavad, et lähevad harjakappi seksima ja siis seksivad, siis see ei ole jah, lavastaja ei vastuta sellest. Aga lavastajal on mingisugune vastutus, isegi kui see on harrastusteater ja sa oled harrastusteatri juht, siis sul on nagu mingisugune vastutus ikkagi, eriti kui nad on lapsed, on ju. Et siis, pluss teine asi on see, mida pealtnägijas ei tulnud see üldse välja minu arust, aga see on see, et mingid laagrid leidsid aset. Hiljem on laagrid ka kirjades. Et aga need laagrid, siin oli selle sama kirja alguses oli muusikalilaager. Et kui me räägime laagritest, siis laagrites on väga selgelt vastutavad isikud. Et see on natukene nagu veider. Aga okei. Kiri läheb veel edasi. Lisan manuses peamiselt Marki ja Kaarli poolt saadetud ähvardused. Kui Alex, kes pealtnägijas rääkis, kuulis, et ühel noormehel võiks olla halbu kogemusi, saatis info edasi ja see noormees siis info omakorda edasi söötis. Üsna klassikaline näide, millega need kaks ilmselt harjunud läbi elu purjetama. Esimese hooga ehmatab ära, aga reaalsuses pole seal mingit loogikat taga. Ilmselgelt mingit advokaadi juristi poolset pöördumist pole siiani tulnud. Need võib huvi korral vabalt ette lugeda. Küsisin Aleksilt eraldi üle ja ta oli nõus. Ma aja kokkuhoiu mõttes jätame need kirjad siiski endale. Naljakas on see, et nad ütlevad, et nad ei tea, millega nad oma praeguse elu on ära teeninud ja et see on tühistamiskampaania ja küüneviha muusikale teatri lagunemise ajast. Ometi
mitte keegi täpselt muusikaaliteatri lõpetamisest ei ole rääkinud, sest keegi ei jaksa seda Kaarli valetamist ära kuulata. Ja samamoodi vähemalt korra päevas küsib keegi meist, et äkki me tegime neile liiga. Äkki nad ikka ei ole nii halvad inimesed, äkki nad ikka ei vääri seda. See manipulatsioon toimib vähemal või rohkemal määral siiamaani. Ja samas praktiliselt kas iga päev või üle päeva tuleb uut informatsiooni peale, kuidas Mark on kellelgi lasknud fake mailile saata bokserite väel pilte castinguks. Või kuidas Kaarel on Tartus genialistide klubis öelnud, et ta on nüüd oma daddy eras ja tal on nüüd 14-aastane boyfriend. Halloo, mis toimub? täiesti perses lihtsalt. Daddy era. Daddy era, no püha perse, no mis asja. Jah. Aga järgmine kiri. Nancy poolt siis. Hei, tahaksin ka oma suu avada Kaarel Orumäe kohta. Ise sattusin pigem sellise kerge põhikooliliku kiusu alla. Natuke teist lugu. Aastal 2018 kutsus Kaarel mind muusikaliteatrisse. Olin ise alles 17. Minu roll selles etenduses oli kehastada ühes stseenis Litsi, kellel oli ainult 4 rida laulda sellest, kuidas ta HIV-viiruse sai. Väga huvitav roll, tunnistan ausalt. Ega muud midagi, tegin selle ära, kuna see oli ainuke koht etenduses, kus ma särada sain. See oli tol hetkel kõik, millest üks noor mina unistas. Järgmisel aastal otsustati sama etendust uuesti teha ning kostüümidesse toodi sisse muudatused. Kui ma nägin, et Litsi rolli kehastamiseks oli mulle vaja selga panna Playboy jänku trikoo ja kõrvad, tekkisid minust tookord kahetised tunded ning kirjutasin sealsele kostüümikunstnikule, et ma tõesti ei tunne ennast hästi selle kostüümi osas ja kas oleks võimalik jääda eelmise juurde või leiutada mõni parem alternatiiv. Kunstnik jättis vastamata, kuid järgmisel hetkel kirjutas mulle Kaarel. Kaarelis kirjutas, et selline kostüüm on minu soov, nagu sulle kuulsatesse ja rikastesse kirjutatud on, sest eelmise aasta ja viisaka kostüümiga, nagu sa ise soovid, ei lähe see karakter üldse kokku. Kui sa ei ole nõus järeleandmisi tegema, siis pean su soolokohas vahetama kellegi teise vastu, kes on nõus. Siis oli seal, andis ikkagi inimene värku, et ta ikkagi ei taha, ja siis Kaarel kirjutas, lihtsalt edaspidi võib see otsustada kuskil mujal üldse sinu saatuse laval oleva inimesena. Soovitan selle üle järele mõelda, kui soovid ka edaspidi laval olla, et ma ei räägi ainult siin sellest sest meie ei ole profiteater, aga kuskil mujal võib lavastaja otsustada, et sind pole üldse vaja enam kunagi. Selles mõttes, et jälle järjekord asi, et nii kui inimene midagi ei tee, kohe öeldakse sulle ära, et sa tead, ega sul on nüüd putsis. Jah, no siin on üks asi, mis mulle sitaks pinda käib, on see, et ühest küljest ta rõhutab, et see ei ole siin profiteater. Ja siis ta ütleb, aga sa võib-olla siis profiteatris ei saa rolli. Okei. Need kaks maailma on eraldi. Nad on ühendatud, aga nad on eraldi. Et kui siin, et profiteatris ei oleks ka asjad niimoodi, et kuule, et ma ei taha seda kostüümi selga panna. Okei. No aga kõige lihtsam viis, kõige lihtsam lahendus on, et siin võib-olla on nagu see, et lavastaja ütleb midagi, et kuule, et kurat, et see on selle rollile nagu see Playboy jänku kostüüm, mis selles mõttes ma ei ole materjali lugenud, ma ei tea, aga kui ma siit vaatan seda, siis ma ei tea, Playboy jänku ja nagu prostituut, tegelikult need päris ei ühti, aga sure, whatever. Aga nimelt mul on nagu see küsimus, et lavastaja ja kostüümikunstnik teevad koostööd. Aga kostüümikunstnikul on ka ikkagi sõna. Mina olen teinud projekti, kus kohas kunstnik ja lavastaja, neil oli konflikt, sellepärast, et kunstnik tegi seti nagu, või see oli teater on ju, nagu tegi asjad valmis. Ja siis juhtus see, et lavastaja ütles, et mulle see ei meeldi. Ja kunstnik oli, et sorry, aga see jääb. Sest on teatud projekte teatud kohal, kus kunstniku sõna jääb peale. Kostüümikunstnik ütleb lavastajale, näitleja ei ole nõus, teeme nii, ma teen ümber, ma teen teistmoodi. Tegelikult kostüümikunstnikul on see õigus lavastajast vajadusel üle sõita, sellepärast, et teatritöö on kollektiivne, mitte see, et lavastaja keelab käsed poob ja laseb, see on bullshit. See on koostöö ja palju lihtsam oleks mitte asendada näitlejat, vaid lihtsalt
tulla talle vastu, anda talle kostüüm, mis talle sobib, mis ikkagi annab selle sama vibe'i või selle sama sõnumi, mis on nagu vaja. Ja siis minnakse sellega, et siin siis ma annan selle soolo koha kellelegi teisele. Täiesti arusaamatu käitumine. Aga ärme unusta ära seda ka, et me räägime 17-aastase tüdrukuga või siis noore naisega, 17-aastase tüdrukuga, 17-aastase noore naisega. Ja. Et kui te ei soovi olla poolalasti seal, siis see on nagu fine. Et jah, loomulikult. No. Igatahes ta kirjutabki edasi, et nõnda loobusin rollist. Laager ise oli päris tore ja vahva, aga selline passiivne, agressiivne energia oli pidevalt õhus seal. Muusikaliteatri hooaeg lõppes alati laagri pulmaga. Mul tuli jälle J.J. Streeti kuradi mingi selline lõpu, mingid asjad seal meelde nagu. Leian kogu aeg neid sarnasusi. Olin nädalate vältel maininud korduvalt sellest, kuidas mul oleks au olla pulmamuusiku rollis, ehk laulda pulmatseremoonial. Kui selgus pulmapaar, oli paar juba teadlik mu soovist ning nad valisidki mind muusikuks. Ma olin siiralt õnnelik selle üle, kuid selle peale sekkus Kaarel, et oot, tal oli plaan olla pulmamuusik oma sõbrannaga, kes etenduses oli peaosas muide. Paar siiski oli juba oma otsuse langetanud minu kasuks. Pärast tuli Kaarel mu juurde jutuga, et pulmamuusik võiks anda peale pulmatseremooniat ka pärast õhtusel peol ühe pikema kontserdi. See oli kogu info, mis ma sain ja läksin kohe harjutama. Jõudis kätte pulmatseremoonia. Läksin seltskonnaga saali ja mõtlesin, et miks küll ühtegi lavaproovi soundchecki infot pole minuni jõudnud. Mõtlesin, et võib-olla polegi see siin tähtis. Ausalt öeldes ei osanud ise ka üldse sellest asja tookord nagu küsida. Jõudsin saali ning keda ma laval nägin. Kaarel ja tema sõbranna kohas, kus tegelikult pidin olema mina. Proovisin ikkagi head nägu teha ja hoidsin tervet tseremoonia pisaraid silmade taga kinni, lootes, et võib-olla see minu hetk veel tuleb. Seda ei tulnud. Küll aga vabal hetkel mainis Kaarel teistele minust eemal nii palju häälega kui võimalik sellest, kui väga ta minu etteastet õhtul ootab ja nii edasi. Kaarel muuseas vastutaski vist ka selle pulmapeo ajakava eest, sest ma mäletan, kuidas ta lükkas minu öist konstrit üha edasi ja edasi, kuni lõpuks nii hilisöösse, kus pidulised olid juba ammu maja peal seltskonnite laiali. Vahepeal tuldi küll kaasa laulma, kuid enam jaolt esinesin reaalselt tühjale saalile. Minusuguse noore tiineka jaoks oli see tol hetkel meeletult alandav emotsionaalne kokkuvarisemine. Reaalselt sain aru, et ma olengi seal mitte keegi. Läksin sealt järgmisel hommikul ära, kellelegi head aega ei öelnud ja nutsin terve kodutee rongis. Rohkem laagrist osa ei võtnud. Mis seal olukorra nüüd naljakaks teeb, on see, et paar aastat pärast seda, kui olin Kaarli jaoks mitte keegi, sattusin Eesti laulule, kus laulsin endale hõbemedali kaela. Järsku Kaarel oli Green Roomis kõige esimene, kes mind suurejooneliselt otse etes kallistama tormas ja mind ülivõrdes kiidusõnade ja toetusega ülevalas. Isegi mu pere, kes mu Kaarli traumat väga hästi mäletas, nägi seda telekast ja oli sellest hämmingus. Aga ma ei ole üldse unustanud, kui nõme Kaarel minu vastu kahjuks varem oli. Manipulatiivse inimese peale näpuga näidata on lihtsalt nii fucking raske, eriti kui ta sind pärast traumeerimist järgmine hetk lilledega üle kallab. See on näide täielikust nartsissismist nüüd, kui ma sellel tagasi vaatan. Tänaseks olen juba paranenud sellest olukorrast ja Playboy jänku kostüümi selga tõmbamine ei oleks minu ajaks enam üldse mingi probleem. Aga tol hetkel olin tõesti liiga noor ja insecure selle jaoks. Also, mul pole enam vahet, kas jääda anonüümseks või mitte, sest selle jutu kaudu vist saab mind isegi väljast talkida, kui mõni seda väga tahab. Aga ma tahan, et inimesed teaksid seda, et ükski noor ei peaks niimoodi sitasti tundma ennast. See on siin puhtalt musiklik kogemus. Vaat see on teise nurga alt nüüd võetud ja see on nagu see näide siis, kuidas siis nagu karistati teda, eks ole? Kui ma nagu õigesti aru saan. Jah, ja see karistus on jube vastik, et nagu selles mõttes, et lihtsalt nagu, esined ja siis lihtsalt, aga sisuliselt ei lase esineda, kui siis hästi hilja niimoodi, kus inimese enam ei ole. Et see on nagu, see on nagu konkreetselt nagu what the fuck. Ja kui suur asi on inimesele see, et ta esineda saab ja siis ta ongi see, et pisaraid kinni hoida, siis tagasi tulles. Et see scar võib nii fucking suur olla või ongi. Jah, ja siis nagu ja siis Kaarli poolt see, et ma ei jõua ära oodata seda esinemist valjult kõva häälega ja siis täiega nagu ise, see ühesõnaga täiesti perses, see on nii vastik, see on, kui neid kirju lugeda, siis on küll, et nagu see inimene on ikka mega vastik. Aga see, mis ta siin räägib, et laulis ennast hõbemedalile ja siis Kaarel tuli kohe suure hooga kallistama teda, see on hästi hea, see on täpselt see, vaata sa juba ühe korra mainisid J.J. Streeti, on ju.
see on uskumatult sarnane, et see on nagu see, et keegi jõuab kuskil ilma nagu noh, ilma nendeta jõuab kuskile. Ja siis on vaja see ühendus kiiresti taastada kõige suurema positiivsusega. Näed, vaata, kui tubli ja siis on see, et ja mina ju aitasin ja mina ju tegin ja teine siis sa saad nagu näidata ka otse eetris ja kõike. Et ma saan aru, see on hästi raske, aga kes vähegi julgeb, jätke see endale meelde, kes vähegi julgeb ja see vähegi see võimalus on, ärge mõelge selle peale, et te olete otse eetris. Kui te näete seda inimest enda poole tulemas, pange käsi ette, stopp, ära tule, ma ei taha. Sest et see annab väga suure sõnumi ja eriti kui see veel otse saates ka, siis on väga paljud, et what the fuck, mis asi seal juhtus nagu. Jah, see tuleb, et mõelge see läbi, et kui selline situatsioon tuleb, et ma kujutan ette, et siis teisele kohal lauljal see kõik juhtus nii äkki, et miks vittu võtta? Aga selles mõttes mina olen hästi tugevalt seda meelt alati, et inimesed, kes on sulle teinud liiga ja paha ja nad on, et sul puudub igasugune kohustus vastu võtta nendelt mingisuguseid selliseid asju ka. Et on täiesti fine. Ma ei taha sugu suhelda, et see on hästi fine. Aga teine asi, loomulikult ma saan aru, siin järsku lihtsalt lendas peale ja siis oligi nagu kõik, et see on ikkagi väga nagu nõme käitumine. Aga ikkagi oli vaja see ühendus nagu taastada ja ennast pilti suruda ja selles mõttes, jah, cringe. Fucking cringe. Stella kirjutab, hei, mõtlesin, et kirjutan ka oma kogemusest. Ma käisin muusikale teatris Kaunites, kuni ma olin umbes 9 kuni 17. See kõlab nagu 9-5 töö. Mäletan, et me olime olnud Aunas, see komplet, kus see teater oli, ammu peale töötundi ja vaatasime kas Eurovisiooni või Eesti Laulu. Kaarel oli seal, ütles poistele, et nad paneksid kostüümilaust naiste kleidid selga, hakkaks trippi tegema ja kätekõõrdusi. See on nagu mingi hazing. Sama pidu, kui oli see ahistamise skandaal, olid Kaarel ja Mark voodis mitme erineva noorega. Õnneks paljut ei juhtunud, kuna politsei oli alles tulekul. Ühel tüdrukul sunniti lavale pool alasti minema, kui ta hakkas sellele vastu, lihtsalt öeldi, et siis panen kellegi teise su asemele. Mark kogu aeg ähvardas kõigile, et ta tapab ära end. Proovides ja väljaspool oli labaseid kommentaare, perse lakse ja musisid. Ma kuulsin seda kirjades, mis siin ei ole, seal oli ka kirjas see, et Mark ähvardas kõigile, et tapab ära ennast. What the fuck? Ta nagu... Kas tema oli ka Mihkel Surva naine või? ei tea, mul on nagu see, et kui inimene on sinu jaoks nii antipaatne. Ma mõtlesin, et Mark oli naine, sest ma olen aru. Et see on nagu nii antipaatne, siis ma ei tea, minul on küll sellises olukorras siuke, hakkab järsku, nagu manipulaator ütleb, et ma tapan ära ennast. Palun väga. Aken on seal. Oleme 9. korrusel. Seal, tee kohe ära, siis on nagu rahumajas, siis me saame edasi minna. Siis me saame kleidid seljast võtta ja ei pea enam kätekõverisi tegema. Jah, saame elada nagu normaalsed kuradi inimesed siin. See kuradi inimesed siin läbi pea naha pingviin. Tee ära, do it! Et täiesti see manipulatsioon. Tapan ära! Kõige vastikub selle juures peale selle, et siin on väga palju ebameeldivaid olukordi on, et kui halva löögi see annab tegelikult LGBT kogukonnale. Ma ei tea, kas nemad seda näevad niimoodi, aga mina olen vähemalt kuulnud küll, et kogu seda situatsiooni võetakse küll väga negatiivselt. Et mingisugused Aivar Mäe case'id oli, no mis see oligi joviaalne, vaata. Aga nende poole ei ole mingit joviaalsust räägitud, vaid ikkagi räägitakse kahest väga ebameeldivast pederastist. Ei, vaata, aga see on nagu Twitteris ka oli näha, et kes muidu on igasuguse ahistamise nagu mingisugune, no mis asi seal ikka oli. Siis nüüd oli ka see, et noortele on tehtud liiga ja kõik oli nagu siukene, mis on ühest küljest nagu hästi tervitatav. Et jumala hea, loomulikult räägime sellest, aga tegelikult see põhjus, miks see neid häirib, on see, et seal on mehed, kes on ka meestest huvitatud. Ja siis ma ühele inimesele ma Twitterist vastasingi, et kui on homo- või biseksuaalsed mehed, ainult siis võetakse ahistamist tõsiselt. Aga kui on mees ahistab naist, who the fuck gives a shit? Naine ise tähtis. Jah, siis on alati nagu läheb asi nagu sinna. Nii, Raivo kiri ka nüüd siin.
tere, olin ühe etenduse järelpeol, mille korraldasid Kaarel ja Mark. Kaarel oli minu sõbrannalt peo alguses küsinud, et oi, kui vana see uus poiss on? Raivo kirjutab, et olin sel ajal 14. Kaarel sai ka vastuseks 14. Peo keskel olime õpetajate toas, kus chillisime Kaarel ja teiste õpilastega. Nüüd üks hetk Kaarel ütles mulle midagi ning täpselt, ma ei mäleta, mida ta ütles, aga andis vihje, et hakkab mind suudlema. Pani käed nii, et olin vastu seina ega ei saanud paremale ega vasakule minna ning pool kükitasin sain alt ära. Kaarel vihastas selle peale ütles, sa ei saa selles koolis enam ühtegi rolli. Sarnasel peol pakkus Kaarel musiteest viinapitse ning võtsin pakkumise vastu. Taaskordsel peol tuli Kaarlil mõte panna poistele selga mingi kostüümid ning siis valis Mark mulle paljastava kostüümi. Täiesti putsis vanad nagu. Kusjuures huvitaval kombel on see, kui ma vaatasin Pealtnägijat, siis mulle jäi selline mulje. Et kuidagi Mark ja Kaarel nagu selle loo keskmes jäi see mulje oli selline, nagu nad oleks nagu eraldi tegutsenud. Et ma saan aru, seal oli ikkagi... Ma sain ka aru, jah. Aga et üks tegi ja teine tegi ja lihtsalt, aga kui nüüd neid kirjasid lugeda, mis me oleme saanud, siis on nagu väga selge, et nad olid tandem. Nagu, et see tuleb välja, et nad olid nagu, kuidas ma ütlen, käisid kahekesti jahil sisuliselt. Ja täpselt siuke vibe on. Et üks söötis teisel ette ja mingisugune siuke ränk cringe. Selline tunne on. Jah, et see ei ole fakt. Tunne on. Tunne. Et siin on ka, et Kaarel, mis on ka läbivasi, mingid mustreid ei ole ja kogu aeg on räägitud Kaarel jälle keskis poistel kostüümid selga panna. Et siin on ka ja siis Mark, võta see, sa oled sellega rohkem paljas. Vastik. Vaidlesin just ühe inimesega siin hiljuti, et kõigi jaoks on nagu šokk Arumäe ja see Oja case on ju. Päriselt, nagu ma ei ole ühtegi inimest kuulnud, kes oleks öelnud, ma teadsin. Ei, kõigil on nii, et nad on nii toredad, nii ägedad, nii andekad on ja siis ma olen ka nagu natuke näinud vähendamist mingite situatsioonide jooksul ja siis ma nagu vaatan otsa, et kas sa nagu mäletad seda case'i, kus oli niimoodi, et nagu üks noormees palus, et teda ei suudeldaks 4 korda ütles Kaarlile seda. 4 korda. Ja 5. korral Kaarel lihtsalt võttis selle suudluse. See on kõige pesuehtsam fucking kahistamiscase ju. Sul on öeldud 4 korda ei. Tegelikult peaks 1 kord eist peaks piisama, on ju. Kui inimene on väga purjus, hea küll, mängime 2 peale, tegelikult on ikka 1, vaata. Tule sul 4 korda 1 korda ei öeldud ja sa lähed ikkagi suudled 5. korda seda. Nagu täiesti putsis. Nagu see on nii vastik. Ränk. Aga siis on meil veel üks kiri. Selle on kirjutanud meile Pearu. Tervist! Kuulasin teie uusimat patroonhäälingut. Tõepoolest, kämpinguhooned Lottemaal on töötajatele, kes kaugemalt Eestis kohale tulevad ja ka sigade maja sööbitakse vahel. Mul oli õigus ja sul oli ka. Meil oli mõlemal õigus, jah. Ma ütlesin Patreonis, et sigade majas nagu nii hängitakse seal ja tuleb välja, et vahepeal ööbitaksegi ja siis Märt ütles, et tõesti, et kes kaugemalt Eestist, et nad on kämpingus. Ongi! Peale pikki tööpäevi oli ikka väga tavapärane Lottemaa alal nii-öelda laagrit pidada, korraldada üritusi ja mänge. Alkoholi pruukimine Lottemaa piirides pole juhtkonna poolt soositud, kuid seda tuleb ikka ette näiteks hooaja lõpupeole Lottemaa sünnipäeval. See on täiesti ootuspärane selles mõttes. Jah, et siin ongi 2 kirja puhul oligi kirinamas, et ühes kirjas öeldi, et, nagu, et kogu aeg toimub seal joomine. Et võtad see kinni nüüd. Äkki kogemused on erinevad? Äkki aastadele vennad, et küll on taunitud, et ärge väga alkot jooge, aga mõni on siuke mõnus viinanina vaata, kellel on kogu aeg on üks lauakas kaasas ja tuleb jälle, ütleb lauaviin, ja siis läheb jälle kuradi pordumajaks. Nii, Mark Oja, kiri jätkub. Mark Oja oli mööduval suvel Lottemaal näitlejate ülemuse Hanna Kivi parem käsi ja asendusmanager, vist mitteametlikult. Enne seda oli ta alati pikaajaliste näitlejate eliidis ja lõi ka Lottemaa muusikalis kaasa. Väidetavalt uurib Pealtnägija Lottemaad edasi, aga ma ei saa kindlalt öelda, kas see vastab tõele või mitte. Jah, te ei kuulnud seda siit, sest et ta ei saa seda öelda. Nii, kas sul oli selle kohta mingi mõte? No, muud mõtet ei ole, kui jälle on nii-öelda selle mingisuguse juhtfiguuri külge pookinud, eks ole. Ja jälle Mark Oja.
jah, just. Vaatasin just Aps avastas Madagaskari meil, et siis me oleme vaadanud nagu Madagaskari multikaid, 1, 2, 3. Teine ja 3 on siis nagu dubleeritud nagu nii nagu need kinofilme dubleeritakse, vaata, on ju. Aga esimese, ta vist oli nii ammu, et siis ei tehtud veel eestikeelset tõlget peale. Seal tegi üks näitleja tegi kõiki hääli. Oh, wow. Mark Oja. Oh, no. Jep. Et ma olen nüüd Mark Oja häält kuulnud rohkem, kui ma oleks seda eelnevalt arvanud. Ja siis viimane kiri Maria poolt. Kiri oli pikem, seda kirja me ette teile ei loe, seal oli väga palju isiklikku asju, aga lõpp mulle väga meeldis, mis on nagu mis võiks kokku võtta kõik asja. Selle valdkonna inimestel on väga suur vastutus, sest teie kujundate noorte kogemusi ja elust arusaamisi. Lapsepõlves kogetud traumad ja väärkohtlemine võivad mõjutada inimest terve elu. See ongi, oota, ma tulen otsast peale. Kallid Kaarel ja Mark. Selle valdkonna inimestel on väga suur vastutus, sest just teie kujundate noorte kogemusi ja elust arusaamisi. Lapsepõlves kogetud traumad ja väärkohtlemine võivad mõjutada inimest terve elu, Kaarel ja Mark, terve elu. Ja meil on nüüd selle tulemusena terve seltskond traumeeritud noori, Kaarel ja Mark. Samal ajal väljendavad loo kangelased pahameelt, et see kõik on justkui nende suhtes praegu liiga ülekohtune, et nende vägitegudest nüüd lõpuks räägitakse. Nad vist tõesti jõudsid arvata, et pääsesid puhta nahaga. Aga ärge siis tehke asju, mis päevavalgust ei kannata. See on vana hea asi, kõigile võiks öelda seda. Ja pole üldse vahet, kas see oli kõik siis teadlik väärkohtlemine või mitte teadlik, see on ikkagi väärkohtlemine. Ma isegi ei tea, kumb neist halvem. Fucking ei. Ei see on selles mõttes väga hästi kirjutatud, et mulle ei meeldi ka nagu see, mida selle pealtnägija loole nagu see reaktsioon oli, et nad üritasid nagu hästi tugev downplay, et ma ei olnud see lõpetaja ja ma olin see lihtsalt lavastaja ja inimesed üritavad enda nagu see, et nad Kaarel ja Mark mõlemad üritavad nagu kuidagi nagu mängida, et nad ei olnud üldse nagu mingisugusel jõupositsioonil ega mitte midagi nagu võimupositsioonil ja see kõik on nii fucking absurd ja selle olete nagu vanemad inimesed juba, kes vanemad inimesed olete. Kes olete nendele noortele, kes tulevad selliseks esimeseks kogemuseks ja nende esimene kogemus on nagu selline, et see on tegelikult see on täiesti absurdne. Et vastik ja rõve. Igal juhul sellised kirjad me saime, ütlen selle ka ära, et need on, me saime kirju natukene rohkem, aga need on need, mis meil siia saatesse nüüd läksid. Need kirjad esitavad väiteid, mille puhul on nagu see, et me ei saa neid väiteid mitte kuidagi ju ise kinnitada, küll aga me usaldame neid kirju, et selles mõttes need ei ole nii väga siin faktiväited kui lihtsalt kirjad, mis me ette lugesime, mida on osad inimesed meiega jaganud oma lood. Ja, et kui me räägin nüüd sellest mingisugusest kindlast vägistamise case'ist, siis fakt on see, et igaüks tunnetab kogu seda situatsiooni erinevalt. Oleneb, kus positsioonis ta on parasjagu ja uuesti. Et see on ka see, mis tuleb ju välja vaata, millest me siin rääkisime, et tunnetused on erinevad. Üks inimene ütles, et seal joodi kogu aeg, teine ütles, et seal joodi vahel. Aga jah, seda me tahtsimegi öelda, et ma nüüd ei tea, kas me oleme selle teemaga lõpetanud või siit läheb veel midagi edasi. Eks seda näitab meil aeg, aga ma ei tea, mina võin küll julgelt öelda, et mina usun ohvreid, sest natukene on liiga palju seda kõike. Kuigi ma arvan, et ma räägin endale vastu. Just jälle selle sama inimese, kellega ma rääkisin, et siis ma ütlesin ka, et kuna neid ohvreid on hästi palju, ja siis ütlesin, üks on juba palju, aga neid on nagu veel rohkem, et kõik need asjad nagu on nagu crazy. Võt. Aga edu kõigile oma traumade parandamisega, et see on pikk töö. Jah, ja teine asi ka, et ikkagi, kui ei julge, siis ei julge, see on arusaadav. Aga rääkige sellistest asjadest, kui teiega sellised asjad juhtuvad. Rääkige, sellepärast, et muidu ei lähe paremaks.
Vot, aga tõmbame sellele teemale nüüd joone alla. Kas läheme rõõmsamate teemade peale? Kas sa tahad minna rõõmsama teema peale või sa tahad minna selle mitte nii rõõmsa teema? Lähme mitte rõõmsaga ja siis saame minna rõõmsaks lõpus. Lähme siis mitte rõõmsa peale, jah, et siin Postimees, täpsemalt siis sporditoimetus. Ott Järvela on andnud välja artikli pealkirjaga Foto tekitab tõsise küsimuse, kas Tõnis Sildaru kasutas 2019. aastal Henri Sildaru suhtes füüsilist vägivalda. Ja artikkel ütleb, et Postimehe valduses on foto aastast 2019, mis viitab sellele, et Milano Cortina taliolümpiamängudel meeste rennisõidus hõbemedali võitnud Henri Sildaru isa ja treener Tõnis Sildaru kasutas poja suhtes füüsilist vägivalda. Muide, huvitav fakt on see, et võtan seda kui fakti, et Postimees on kujutanud seda pilti nagu siis joonistusena või kuidas iganes seda mainitakse. Ja. Aga mujal nagu räägitakse seda, et see pilt oli selline, kus nagu ta võtab seda mingisugust nagu, mitte läpakat, vaid mis on see väike? iPad, mida iganes, midagi sellist võtab tal käest ära, aga Postimehel on nagu, on nagu tehtud see pilt, nagu, et kus ta nagu päriselt kägistab oma poega. Et see on nagu selline huvitav asi, nagu, et kas see on 2 erinevat pilti või? Ei noh, see pilt on ju illustratsioon. Ei, ma saan aru, aga see illustratsioon tehakse ju millegi järgi ju. Kui seal oleks pilt, kus ta võtab ära seda, siis oleks nagu see pilt selline ju. Ei, no jaa, aga erinevates aja väljaannetes räägitakse sellest erinevalt sellest pildist. See on see minu see küsimuse koht. Teeb esimese mõtte mul see, et äkki on nii fucked up, et äkki neid pilte on mitu. Ma mõtlengi, et äkki on 2 pilti. Aga ma eeldan, et ei ole. Jääme siis selle juurde, kus ta nagu pigistab oma pojat. 23. veebruari kirjas ütleb olümpiapronks Kelly Sildaru, et väärkohtledes treener ei peaks või ei tohiks saada tunnustust ega preemiaid. Ning paljuski arvatakse, et Tõnis Sildaru on midagi väga õigesti teinud, seega lisan siia Manuse, mis ilmestab seda õigesti tegemist ja tema meetodeid. Manuseks on toimetuse teada 19. aasta sügisel Uus-Meremaal tehtud foto. Postimees valdab kõnealust fotot, aga ei avalda seda, sest fotol on Henri Sildaru alaealine. Foto autor ei ole ei Kelly Sildaru ega tema ja Henri ema Lilian Talving. 2,5 tundi pärast artikli avaldamist Postimehe veebis öösel kell 0.52 avaldas Henri Sildaru oma Facebooki lehel teksti, kus selgitab, et kõnealusel fotol on näha tahvelarvete üle tekkinud erimeelsusi. Samuti ütleb Henri Sildaru, et ta on selle episoodi kohta andnud ütlusi ka politseile, kelle uurimine on lõppenud. Ma olin siis 13 ja mäletan endiselt, mis juhtus. See oli periood, kui mu ema ja isa olid lahku minemas, aeg oli ärev ja suhted meie kõigi vahel pingelised. Sellel ajal ärgitas ema mind isa mitte kuulama ja talle vastu haukuma. Selles episoodis istusin ma laagris päevi tahvelarvutis ja keeldusin seda ära panemast. See oli minu poolt inetu. Kinnitan, et mu isa ei teinud mulle liiga, kui ta minu tahvelarvut ära võttis. Seda enam, et selle olukorra tekitamises oli mul endal süü, kirjutab Henri Sildaru. Vaata kui huvitav, et kõigepealt on nagu pöörab selle siis Liliani, siis ema suhte, et ema ütles, et ma auguks vastu ja järgmisel hetkel võtab nagu tegelikult kogu vastutuse endale. Väike 13-aastane Nagamann võtab kogu vastutuse selle eest, kuidas tema isa temaga käitus. Yeah. Something is fishy. Kusjuures siin ongi nagu see, et kui ma vaatan, kuidas ta praegu nagu covers for him, siis ongi konkreetselt, mina olen nagu, et okei, selge, see manipulatsioon on tugev. Et nagu selles mõttes ilma igasuguse segaduseta, kui kellegi puhul on nagu see mingi segadus, et mis minu seisukoht on, siis minu seisukoht on nagu see, et mina leian, et Tõnis Sildaru ei tohiks olla treener. Võttes arvesse kogu seda, mida Kelly on rääkinud, aga mida me oleme kuulnud, et palun vabandust, kui sa ütled mis tahes kontekstis oma tütrele, et sa oled fucking tõuk, ja ma vahepeal täitsa vihkan sind, siis sa oled sitt isa. Period. Ja sa ei saa oma vahel, ma ei tea, palun vabandust, et ma nüüd nagu langen sinna, aga räägime nagu sellest, et mis asi on nagu ühele õigele isale kohane, on ikkagi minu arvates see, et sa oled isa. Sa oled oma laste isa
kogu aeg. Primaarne on see, et sa oled nende isa. Kui sa neid treenid, osad inimesed tahavad eraldada, et et ta oli sellel hetkel treener, no sa ei vaheta peas mingit fucking oma aju välja, nagu sa oled ikkagi see sama inimene. Et päeva lõpuks alati domineerib see, et sa oled selle inimese isa. Ja ükski isa ei ütle oma tütrele, et sa oled fucking tõuke, ma vihkan sind. See ei ole õige isa. Et selles kohas ma võin vastu tulla öelda, et jah, ta oli treener ja ta ei olnud isa. Seda nimeda minu arvates ei vääri, kui ta oma tütrega niimoodi räägib. Ja minu arvates on väga veider vaadata seda, mismoodi Henri Sildaru nüüd räägib seda, mu ema ärgitas mind, et ma ei kuulaks isa sõna ja siis meil oli erimeelsus ja ma olin selles ise süüdi. 13-aastane oli ise süüdi, siis mis seal pildi peal siis on? Et kas kui 13-aastane isa sõna ei kuula ja ütleme nagu näiteks saab isalt siis jalaga pähe, kas me siis võime öelda seda, et ei aga ta ei kuulanud sõna. Ja ma ei kuulanud ju sõna tegelikult ja mul ema ütles ka, et ma vastu vaidleks, et pohhu, las see ema ütles, see ongi nagu see, et avalikkuses on hästi palju näha seda, mismoodi räägitakse, et küll Kelly on süüdi ja igasugused süksed asjad on ju, aga ja siis, et ema on teinud seda, et okei, minu poolest paneme kõik tuleridale, et nagu selles mõttes ütleme, et ema ässitaski üles siis, et ära kuule isa sõna. Ja aga kui isa siis füüsiliselt oma lapsele näiteks kallale läheb, siis selles on see isa süüdi, mitte ema ega poeg, vaid isa, sest et sa ei lähe oma lapsele füüsiliselt kallale. You piece of shit. Jah, you piece of shit. Ma ei aru, millest me räägime. Ja nagu iga kord, kui keegi ütleb seda, et kui räägitakse sellest salvestusest, kus ta ütleb Kelly kohta ka, et oled fucking tõuke, ma vihkan sind, siis alati on keegi kuskil ütleb, ega tippspordis ei saagi läbi lillede, siis nendel inimestel ei ole lapsi. Ma ei usu seda. Ma ei usu, et nendel on lapsed. Pane ennast sellesse positsiooni, et sa ütled oma lapsele, et on fucking tõuk ja sa vihkad teda. See on niisugune vana hea, et aga tippspordis tulebki, et kas lapsed oleks saanud need medalid ilma isata. Ja siis ma ei mäleta, kelle ma ütlesin, et ma usun, et sest et see inimene ei olnud, et kuradi isa raisk. Ei, ma ütlesin nagu vastu, et ma kujutan ette, et Kelly Sildaru vahetaks kõik oma traumad ja kõik need asjad nende kuradi medalite vastu ära, et nagu lastel ei lastud olla laps, on ju, sunniti neid tegema igasuguseid asju, mida sellises vanuses nagu ei tohiks ja nii edasi, just selle treeningu mõttes ja nii edasi. Et see ei ole õigustus. Ja see on nagu mingisugune lause, et umbes et nagu siis, kas kõik treenerid siis teevad niimoodi või? Kas see on siis nagu kommentaar sellele, et kõik tippsportlaste treenerid siis tegelikult vaimselt või füüsiliselt siis nagu teevad liiga oma õpilastele või? Treenitavate või? Ma ei usu. Ma usun, et nagu inimesi saab ka panna teistmoodi tööd tegema. Just saying nagu. Eriti veel me räägime laste puhul. Kuigi suurte puhul on samamoodi, et ikka kuskil on piirid, vaata. Lihtsalt vanasti oligi niimoodi, et oligi Jaak Salumäed sõimas sul näo täis, eks ole, ja läksid eluga edasi, aga minu arust me oleme nagu heas kohas maailmaga, et kuskil on see, et wait, ta ei tohi tegelikult mulle näkku sülitada, treener. Jah. Või ta ei tohi mind sõimata mingisuguseks, ma ei tea milleks. Et enam ei tohi uisuga visata nagu sportlast ja siis tullakse rääkima, et nüüd ei lubata enam treenida ka. Mingid süksed, nagu ma ei tea. Tippspordis, ma ei tea, mina olen sellega hästi nõus, et mitte ühtegi medalit ei ole vaja võita, kui see tuleb vaimse tervise hinnaga, nagu fuck that, nagu mis asja. Aga see on, kõik teavad, et profisport ja minu suhtumine sellesse on siuke, et sellest rääkides, mis sa arvad, mitme aasta pärast Henri Sildarul esimene põlveõpp on? Kui vana ta praegu on? 19 äkki või? Vist jah. Panen siis 2 aasta pärast. 2. Mina pakun, et järgmise 5 aasta jooksul on kindlasti tal mingi põlveõpp. Sellepärast, et mingisuguseid lugedes ja värki mingid asju, et nii noorelt on ta seda teinud, et tõenäoliselt on tal varsti minemas juba. Aga me oleme kõvad spetsialistid Märdiga selles mõttes, et te võite kodus silmi pööritada absoluutselt. See on minu kui võhker ennustus. Järgmise 5 aasta jooksul seda põlve opereerida. Mina olen ülihalb ennustaja. Ma pakkusin, et Silve Ilves läheb oma kaunist, kindlasti mitte sakerdajast ja elus inimesest läheb palju varem lahku, aga näed, õnnelikult pulmi plaanitakse.
ma tegin vahepeal üllatusena ühe livestreami ja siis tavakodanikust naisterahvas juhtis tähelepanu väga õigele asjale. Et kui ta on elus inimene ja ta ei ole osa meie õigussüsteemist ja kõigest sellest, kuidas ta siis kohtusse saab neid anda? See on nagu hea küsimus. Ja see oli tegelikult ka see, mis ma ka mõtlesin, et oot, teil see nagu reeglid ja seadused ju ei tohiks nagu siis nagu toimida, nüüd on jälle kõva vend. Kõik on kohtusse. Jesus Christ. Vot, aga proovime saate lõppu natukene positiivset nooti ka tuua. Kelle jaoks positiivne, kelle jaoks mitte. Postimees kirjutas vahva artikli. Ma olen saadik, mitte munk. Joobes Kohtla-Järve linnavolikogu poliitik lällas otseülekandes. Võiks arvata, et räägitakse Juku-Kalle Raidisse, aga ei, neid on veel. Neid on veel, jah. Ma olen saadik, mitte munk. Joobes Kohtla-Järve linnavolikogu poliitik lällas otseülekandes. Kohtla-Järve linnavolikogu liige Kirill Kõpp. Kas te kuulete seda nime ka esimest korda? Mina küll kuulen. Jah, Kirill Kõpp, kes... Huvitav, kas ta on Helen Kõppi vend? Ma ei usu, miks peaks üks on Helen ja teine Kirill? No üks vanem on venelane, teine on eestlane, siis said mõlemad oma tahtmise. Teeme niimoodi, sina paned Helen, ma panen Kirill. No ja vaata, ongi, et saab panna kahe nimega, nagu meie panime Lemmega, panime Miia Melissa, Melissa oli minu poolt, Miia oli Lemme poolt, Dominik Andre oli minu poolt, Dominik oli Lemme poolt. Et see on nagu, elu on selline, aga seal oli ta nüüd ühe nime peale mõtlesid. Sina paned, see, mis sina tahad, naine ütleb, ma panen Helen, ma ole Helen. Ja pojale tuleb Kirill, tavai, lähevad kelluga edasi. Nii, jätkame. Kirill Kõpp, kes kogus kohalikel valimistel märkimisväärselt 360 häält, temalt möödus vaid Virve Linder 500... Never have I heard of her too. Temast möödus vaid Virve Linder 582 häälega, tegi nädalavahetusel oma TikToki kontol avaliku otseülekande. Üks Kõppi jälgija salvestas otseülekande ja laadis selle hiljem üles oma Facebooki kontole. Kirill Kõpp kandideeris viimastel valimistel erakonna Koos nimekirjas ja kuulub nüüd opositsiooni. Videos on näha, et saadik on koduses keskkonnas joobes ning kasutab roppu sõnapruuki. Taustal on kuulda ka teiste meeste hääli, mis viitab, et Kõpp ei ole üksi. Vestluse käigus tunnistab saadik ühe jälge küsimusel vastates, et on minevikus erinevaid narkootikume tarvitanud. Ühtlasi avaldab ta soovi kommenteerijatega kaklema minna. see on täiesti tavaline asi, mida TikToki laivides tegelikult tehakse. Soovitakse kellegi kakla minna, ropendatakse, aga huvitav, kas need teised tüübid, kes seal olid, kas neil olid kleidid seljas, kas nad tegid samal ajal kätekõverdusi? Seda me ei saa kunagi teada. True-based. Kaarel Orumägi tea rohkem laive. Kõpp kinnitas Russ Postimehele, et oli otse ülekande ajal alkoholi joobes. Joobe põhjuseks nimetas ta suurt stressi. Ei ole, joobe põhjus on alkohol. Tahaks selle nagu ära selgitada. Joobe põhjus ei ole stress. Stressist ei jää täis. Olen alati püüdnud oma valijatega ausaid suhteid luua. Arvan, et just tänu sellele saavutasin ka eelmistel valimistel nii ja tulemuse. Selgitab Kõpp oma käitumist ja lisab, et on saadik, mitte munk. Sellest on nii lahe see, et ma olen saadik, mitte munk. Jah, aitäh, Kirill Kõpp TikToki laivi eest, aga üldiselt ma tahaks teile lihtsalt soovitada, et ärge tehke TikToki laive, kui te joote samal ajal alkoholi. Lihtsalt siukene. Sest ma tean, et see tundub hea mõte, aga sealt alati võib midagi, mida alati võib, sealt võib midagi halba välja tulla. Sest me kipume ennast eestlaste ja ka venelastena vahepeal üle jooma. Aga rääkides inimestest, kes on ennast üle joonud, Maia Kaate välja taga ei ole ennast üle joonud ja kindlasti mitte ka Eesti ESO saatejuht see tüüp. Ja siis tüüp küsis, tuleb nimi meelt või viitsime artiklit lahti võtta. See tüüp, mida nimi on? Kuradi, ta nimi on Taavet Kase. Taavet Kase, ma tegelikult teadsin Taavet, sorry. Ei tead. Hullub meelde. Hea küll. Taavet Kase. Siis ta kutsus selle omapärase tegelase vanemast soost. 7 aastat 100 aastale võlgu jääva Maia Kaate kutsus endale külla ja küsis küsimuse. Mida ütled neile, kes ei usu, et inimesel on palju elusid ja arvavad, et kui sured, on must tühjus? Hea küsimus. Maia Kaate vastas, musta tühjust ei ole olemas. Jumal loob alati täiusliku isiku. Näiteks valud peas tekivad siis, kui oled oma isiku suhtes õilis kont. Nagu, sa oled midagi ära ka lõiganud siit vahelt või?
Ei ole. Ei ole. See oligi nii, ta ütles ka seda. Küsimusi võtsin vähemaks, aga lihtsalt see oli huvitav küsimus. Vabandust, ma olen nii ageist praegu, aga see on lihtsalt täiesti nagu, et mida sa ütled neile, kes ei usu, et inimesel on palju elusid, arvavad, et kui sured on must tühjus. Musta tühjust ei ole olemas, jumal lööb alati täiusti küsiga. Valud peas. What are you talking about? Näiteks valud peas tekivad siis, kui oled oma isiku suhtes õeluskott. Ütled endale pahasti, kirud ennast, et ei saa hakkama ja ei julge teha. Sõimad ennast ja rikud oma füüsist. Kõik negatiivsed tunded sinu sees rikuvad füüsilist keha. Jah, kui sa ütled... Kuidas see nagu küsimusele vastab? Ei vastagi. Mida ütled neile, kes ei usu, et inimesel on palju elusid ja arvavad, et kui sured on must tühjas? Täiesti perses. Nii, aga Taavet küsis, inimesed tekitavad endale lisahaigused, vähid ja kõik. Kes see teine siis tekitab? Ütleb 7 aastat 100 võlgu ole Maia Kate. Vähi loome endale sallimatusega enda või teiste vastu. Keha osa, kuhu vähk tuleb, on seotud kas armastuse, lapsevanemluse või töö tegemisega. Põhiliselt teeme ennast ise haigeks. Viimasel ajal on vähilisi nii palju, et me kohe ei oska ennast hästi mõelda ja iseendaga rahul olla. Ei, see nagu okei, selge. Siis on hunnik küsimusi, mis mind ei huvita, ja siis on järgmine küsimus. Kas tulnukad tegutsevad meie planeedil? Tulevad tulevikus küll. Maia Kate vastab, neid on siin paksult. Okay. Taavet küsib, et oled sa mõnda näinud? Ja Maia Kate vastab, et nad on minuga igasugu vigureid teinud. Siis vastus läks ka pikemalt edasi, aga see mind ei huvitanud, sest mulle meeldis ainult see, et nad on minuga igasuguseid vigureid teinud. Võib-olla sealt on see pärit. Siis rääkisid veel edasi ja siis Taavet küsis, et miks nad mingid inimesed välja valivad? Maia Kate vastas, et enne maale sündimist teed sa kõigi nende tegelastega kokkulepped, mida tahad siin kogeda ja kas tahad kogeda, kuidas tulnukad tegutsevad. Kui sul on sündimiseni natuke aega, näidatakse sulle sinu elufilmi. Taavet küsib, et kas kõik on juba ette otsustatud. Maia Kate ütleb, kurb küll, aga jah. Ma ei tea, sellise rõõmsa tooniga võiks tegelikult teemat praegu kinni tõmmata, et meil ei ole valikut. Jah, kõik on tegelikult, kõik mis juhtus, you deserve it ja kõik see uhupask. Nii, nüüd tulevad Andrease reklaamiminutid. Palun võtke nüüd aega, võtke endale paber ja pliiats kõrvale, sellepärast, et ma annan teile nüüd infot, mida te äkki ei teadnud. www.patreon.com/vohkarid. Sealt te kuulete igal teisel nädalal saadet. Kaks saadet kuus. Ühes kuus on 2 saadet. Minge Patreoni. Sealt saate sellist kraami, et ahu eitate ära. Nii, see on nüüd kirjas. Jätkame. Märt Koik on kinodes filmiga Säärane mulk. Go check it out. 25 000 inimest on juba käinud vaatamas, nüüd juba isegi peale. Ära jää maha, ära ole munn. Mine vaata Säärast mulki. See on reklaami pidamine. Hei, sina seal, kas sul on Jura ära, ole munn ja osta endale kreem jala peale. Kuradi debiilik. Väga hea. Nii, need 2 asja on nüüd kirjas. Nüüd kirjutage ülesse, et Andres käis naiste juttude osas 441, mille pealkiri oli Naiste jutud. Mind löödi pikali ja taoti sodiks. Kambaga, jalaga pähe. Kogu kool vaatas pealt. Ei ole üldse dramaatiline pealkiri, et naiste jutud 441, minge kuulake, vaadake. Kusjuures tahan lihtsalt vahele öelda seda, mul on hästi hea meel, et Andres meie esimesest sellisest suuremast konfliktist otsustasime avalikult rääkida. Just. Et minu otsi ülesse, videoga saab Postimehe veebist kuulata, aga igal platvormil, kust nagu podcasti kuulata saab. Nii, punkt 4. Andreas ja Märt käisid Miikal ja Mikkel nagu titt olen. Ma proovin uuesti. Andreas ja Märt käisid Miikal ja Mikkel saates. Täpsemalt siis osa 64. Leiad igalt platvormilt. Kõige huvitavam selle Miikal ja Mikkel saate puhul, Mikal ja Mikker saate puhul on see, et sellest on saanud väga kuulatav osa. Ma saan väga palju positiivset tagasisidet, kui äge saade see on. Öeldakse, et see on kuldne trio, issand, mida see on tujurikku ja mida iganes nagu on öeldud, et nagu see on täiesti nagu üllatav hitt, ma tunnistan ausalt. Et
et Mikal ja Mikker Märdi ja Andresega on hitt, nii et check it out. Või nagu coolid lapsed ütlevad, go check it out if it's hit or shit. Näiteks. Nii, kas teil on veel pastakad pliiatsid veel alles? Nii, 5. punkt. Märt Koik käis Tähetund podcastis, millel ei ole muidu numbrit, kuid on pealkiri Märt Koik abiellumisest. Paljud ehmatavad ja küsivad, kas tegime selle sammu ainult ühel põhjusel. Jah, nad ei olnud enne abielus eksinud. Ma eeldan, et see on see põhjus. Et minge kuulake siis täistundi. Ei, Tähetund. Täistundi võite vaadata telekast, mingi muu asi. Tähetund. Nii. Tähetund. Nii, lähme edasi. Kirjutage ülesse, et 28. märtsil ilmub uus naiste juttude osa, kus on teist korda külas teie armastatud võhkar Andres Jääger. Nii, see on tuleviku info. See lugu, kuidas sina andsid peksa. Jah, kogu kool vaatas pealt. Nii, samuti punkt number, kurat see teab, minge otsige üles podcast nimega Intiimset eraelust, kus Andres Jääger koos oma abikaasa Lemmeliisiga räägivad pereteemadel. Aga see pole veel kõik, see on alles fucking algus. Sellepärast, et 22. märts ehk siis selle nädala pühapäev ilmub raamatulettidele selline raamat, mille nimi on Hambaalde Selmine ja päästetud kuningriik. See on minu esimene lasteraamat ja üldiselt minu teine raamat. Mis on Hambaalde Selmine ja päästetud kuningriik? See on soe ja humoorikas lugu tibatillukesest, kuid erakordselt vaprast hambaaljast, nähtamatuse nupust ja väiksest tüdrukust, kes nägi rohkem, kui oleks tohtinud. Üks öö märkab kogu Hambaaljate kuningriigi saatuse. Raamat, mille ma kirjutasin koos Miia Melissaga ja illustraatoriks on Gert Väljak. Nii et tormake pühapäeval poodi, Apollo, Rahvaraamat ja suure tõenäosusega Heliose veebipood ja krabage endale koopia. Sellepärast, et kui see raamat on hitt, siis tuleb ka teine osa. Mul on juba palju ägedaid mõtteid selle koha pealt. Ja 29. märts on raamatuesitlus. See on siis kell 12, see on ülejärgne pühapäev siis. 29. märts toimub Tartu Mänguasja muuseumis mängutoas raamatu hommik, mille käigus esitletakse vast ilmunud lasteraamatud Hambaalde Selmine ja päästetud kuningriik. Raamatut tutvustavad selle autorid Andreas Jääger, Miia Melissa Jääger ning illustraator Gert Väljak. Võite julgelt oma mudilased ka kaasa võtta, sellepärast, et see on natuke teistsugune raamatu esitlus, kuna seal peale uue raamatu sündimise loo saate ka osaleda haldjate meisterdamise töötoas, mis on väga cute, ja loomulikult autogrammiga raamatuid koju kaasa osta. Pärast tehakse kätekõverdusi. Ja lähevad kleidid selga kõigile, ei koti. Nii et need on siis lühikesed teadahandeid, mida ma arvan, et meil ei ole kunagi olnud nii palju, sest et me oleme Märdiga jõudnud sinna kohta, kus me oleme igal pool. Me teeme kõike. Tuleb Andreas. Jep, aga kui te olete kõik need asjad ära kuulanud, te omate raamatut, Helmiine raamatut, tulete esitlusele ja kõik asja, siis mul ei ole öelda mitte midagi muud, kui et te olete legendaarne. Teie olete kõige legendaarsem inimene maailma muna peal. Üks oli meelde, räägi edasi, ma päeva mõtte tule peal lõppu. Minul ei ole midagi. Peale selle kõik, et sa oled kinodes. Jah, mis on kõige suurem. Aga päeva mõte tuleb siis lapsepõlve nimega Merilin keegi. Aga nüüd ta on Kassaya Shakti Shamotailu. Ja ta andis teada oma mitmekümne 000 jälgijale olulist infot. Käisin pesus. Jõudsin end ära kreemitada ja kuulsin, et Tibu ja Issi ärkasid. Literally sekunditega hakkas mõlemast rinnast piima voolama. Nii et kõht oli piima täis ja siis põrand. Segaduses mida teha, jooksin kööki nire järel, et piimakotid rindade otsa panna. See oli komöödia ja tragöödia ühes. Pidin uuesti pessu minema. Aitäh teile, et te kuulasite. Järgmise korrani. Tšau.